Kuldar, analoog või taustal saab siis rääkida nii selle ehituse erisusest kui kuidas näeb välja, ütleme siis Finlogi CLT kontseptsioon või mismoodi me CLT paneeli siis ehitame. Nii ja klipp läks vahepeal peale ja Kuldar võib-olla räägi, et mis on siis eelised, kuidas meie seda CLT-d kasutame. Jah, ütleme see CLT elementlahenduse kontseptsioon, mis on tema oluline eelis, on see, et me teeme selle seinakonstruktsiooni sisuliselt siis tehases valmis, ehk siis sisetingimustes, kus on väga kontrollitud kliima, et võrreldes sellega, kui me peaksime seda seinakonstruktsiooni hakkama objekti peal nullist üles ehitama, siis see oleks oluliselt keerukam ja aega nõudva. Ehk siis üks oluline mõõde on ajaline võit, et me saame juba eeltoota selle seina niimoodi valmis, et me objekti monteerime tõesti ka sellise suurema maja seinakonstruktsiooni võib-olla 1-2 päevaga püsti ja see maja saab katuse alla väga kiiresti. Võib-olla nädala aja jooksul on meil ka selline 200 ruutmeetrine maja juba vettpidav. Et see on hästi oluline aspekt, et miks ka see tehaseline ehitus rohkem nagu võib-olla populaarsus kogub, et me hoiame aega kokku ja sellega tegelikult ka raha. Ja siin taustal, et minul on eeliseks ja ma näen seda laivi, et taustal on näha, et need paneelid tegelikult tulevad sisse pakituna, et nad on ilmastiku eest suhteliselt pikalt, eks ju, kaitstud. Müürid lähevad hästi või ütleme, seinad lähevad hästi kiiresti püsti, katus hästi kiiresti peale, et selline loodusjõudude poolt see pihta saamise võimalus on nagu suhteliselt väike. Ja hästi oluline ongi see element, kui objektile tuuakse, et tegelikult seda ikkagi ilmastiku eest kaitsta. Et on näha siin ka erinevaid ehitusviise, kus tegelikult see CLT tihtipeale jäetakse kaitsmata, aga meie kindel standard on see, et me ei lase seda CLT plaati märguda. Ehk siis see on hästi oluline, et seda tuleb kaitsta objekti peal. Ja siis on, kui nüüd kliendid taustal seda videot jälle näevad, siis nad näevad, et meil on antud projekti puhul on kasutatud CLT plaadi peal siis väljaspool ka lisaks soojustusmaterjali. Samas on meil osasid objekte, kus tegelikult kliendid on ilma välise soojustuskihita võtnud CLT kontseptsioonil maja, aga siis sellisel juhul on see paneel paksam olnud. Jah, et kui me räägime Eesti turust, siis Eestis pigem ütleme sellised teise kodu kontseptsiooniga ehitatavad majad või suvilamajad, et seal me võime kasutada siis tõesti sellist massiivset CLT-d, mille me siis katame küll väljaspoolt voodrilauaga, et me seda monoliitset puitplaati tahaksime ikkagi jällegi ilmastiku eest kaitsta, siis see voodrilaud kaitseb seda hästi. Aga kui me räägime elumajadest, siis Eestis valdavalt on ikkagi seesama elementmaja lahendus, kus on meil siis CLT plaadi peal on siis täiendav soojustuskiht pandud. Need soojustuskihid on ka enamasti meil sellised puidupõhised, ehk siis ka naturaalsed ja võib-olla selle loogika võikski olla see, et kõik need erinevad kihid, mis me seal elemendi peal kasutame, on siis ehitusfüüsikalised sarnased ja sarnased materjalid nii-öelda. Et see soojustuskiht on puidupõhine, samamoodi tuuletõrkeplaat on tegelikult puidupõhine ja lõpuks tuleb siis see voodrilaud peale, mis ongi samamoodi puidust.